Reede õhtut siit Tallinna valla spordihoonest ja Eesti käsipalli ja spordisõber. Mina olen Mihkel Jürisson ja katsun täna väikese kommentaariga veel lõbusamaks teha selle käsipalli ülekande, mida Mindmedia kõrglahutusega pildiga võimaldab Postimees.ee spordiportaalis teile vaadata. Tegemist on Eesti käsipalli kõige teravama tipu ihumisega meistrivõistluste finaalseeria teine kohtumine igipõliste, väga tasavägiste rivaalide HC Kehra Horizon Pulp & Paperi ja Põlva Serviti vahel. Esimese mängu Põlva koduväljakul Põlva võitis võitluslik mäng väikese skooriga, väravavahtide superesitused jäid seda mängu meile meenutama 1-0 kolme võiduni mängitavas seerias juhtimas siis Põlva. Nõks aega tagasi toimus saalis ära ka võistkondade tutvustamine, ekraanigraafikas on nad ka teie eest läbi käinud. Tantsutruppi Seriis tüdrukud teie eest siin hetkel ja kohe-kohe on pihta hakkamas meistrivõistluste finaalseeria teine kohtumine. No, Serviti koostöös teie ees veel kohtunikud sõbralikust lõunanaabri kandist pärit Tšernjavskis, Bogdanovs, Läti härrad, kärtskollaste särkidega nemad. Kohtunikud on siis need kollastes särkides vähem habetunud tüübid. Kolmas mees, kes kollase särgiga platsil on, Põlva väravas Eston Varusk. Loos on andnud esimese rünnaku Põlvale ja võistkonnad on mängu käima pannud. Mehed löövad siin sõbralikult patsu rünnaku paremas ääres. Serviti kapten Kristjan Muuga ja
ja Kehra üks kindlamaid mängumehi siin hooaja lõpus. Kaspar Lees. Varuli tõste joonelt siin. Aisatullov. Tšeslov Varulile. Varul üritab seal sisse suruda, aga suudab laast veel ta alasse pikali panna, enne kui seal päris viskamise situatsioon kätte jõuab. 9 meetrit põlva jätkab. Tšeslov, Aisatullov. Rudistar tuleb keskele. Aisatullov uuesti. Vise ja Mikola Naumi jalge vahelt. Läheb Naum sellele pallile järgi, aga ei suuda päris käpuli ennast sinna vastu põrandat suruda. Näete siin korduses. Paneb jala ette, aga pall põrkab sisse. Omad trummid on saali toonud mõlema võistkonna poolehoidjad. Kehra fännidele eraldatud tribüüni osa on päris tihedalt täis. Põlva omas oleks veel natukene ruumi, aga väike bussitäis punavalgetes särkides. Setu käsipalli ulle on tulnud ka siia Anija kanti täna. Jermaševits, Jankovski, Laast, eemal on ja avab mänguskooriga Kehra jaoks. Jankovski poolfinaalis Kehra jaoks otsustavatel hetkedel mitmed kastanid tulest toonud. Mõdro Jankovski, mäletame, kuidas teises kohtumises poolfinaalis Viimsi vastu Jankovski viskas lisaajal 6 väravat. Lisaajal siis, kui Kehral juba suhteliselt vesiahju hakkas tikkuma. Iiendi vise läheb seal sülle Mikola Naumile. Jankovski palliga üle. Borovski joone peal. Selja tagant sööt ja natukene läheb teravaks. Leesi jaoks tohutu ruum oli seal. Lees oleks võinud sättida viske kohta, kuhu kohta tahab. Kohtunikud annavad siin terava vile praegu. Kollane kaart Jankovskile. Paneb Iendi siin, enne kui Iend palli Iendini jõudma hakkab siin. Iendi täiesti käpuli maha. Kollane siis Jankovskile ja see pall, mis seal kippus juba Kehra kiirrünnakusse minema, on tagasi Põlva positsiooni käes. Sillaste äärest üle ja Iend lükkab Mikola Naumist vindi mööda. Kogu lepitud situatsioon, joon oli, Sillaste läks ääre pealt Käsperi. Kehra parem ääre Jorma Käsperi tähelepanu jäi seal mitmete meeste taha kinni ja pääses Iend minema seal. Täna on Kehra publikut kenasti saalis. Mäng seisma, Iend, eelmise värava autor Põlva poolt. Kollane kaart seal samas Käsperi joonele lõikamise reeglite vastase takistamise eest. Ja kui rääkida veel sellest nii-öelda mänguks valmistumiseks ja siis tegelikult on kogu Kehra väikelinn nendes helesinistes värvides täna. Linna vahel on suured plagud väljas sponsorite ja Kehra mängijate piltidega. Rahvas on saalis, poeuksed on kleebitud oma võistkonna vägilaste näopiltidega ära. Jankovski jääb seal Neemele krabada, Neeme üritab Jankovskil särki üle pea seljast tõmmata. Jankovski veel kord jala pealt. Läheb samamoodi nagu Mikola Naum esimesele Põlva viskele õigesse kohta järgi sellele pallile, aga lõpuks on pall siiski väravas ja 2-2 mänguseis. No Jankovski on alustanud väga tuliselt siin. Kaitses on hakkinud korralikult mehi, kes on käeulatusse jäänud ja siit nüüd pärast Neeme käest rappide saamist viskas siiski värava. Näha oli, et ta seda viskama läheb ja ei saanud seal Põlva kaitsemehed käsi vahele. Aisatullov väga teravalt seal praegu Rudissaarele peaaegu lõuga käega. On võtnud Mõtro Jankovski seal nõuks kõik asjad ära taguda, mis tal käeulatusse saab. Ei pääse Rudissaar läbi seal. On Borovski, hiigelsuur joonemängija jalus. Äärde Muuga väga teravast äärest ja paneb üle põlve Mikola Naumil. 3-2 külalised peal. Pisut enam kui 5-minutilise mängu järel.
hea pealtvaataja, kes sa kodus pead külitama seal vaikses toas diivani peal või kuskil laua taga, oma arvuti taga või ekraani taga. Et usu mind, palju lõbusam oleks siin saalis olla. Täna on siin päris käsipall joonele ja ei anta seal Borovskile midagi, kuigi seal töödeldi teda selja tagant viskele minnes. Ian, Aizatullov viskab värava, läheb sinna Jankovski väikseks pukiks alla, aga oli juba nii-öelda viga kaitses tehtud ära siis, kui Aizatullov oli lastud rahulikult viskele tulla. Mehed ei olnud jõudnud veel tagasi pöörata ja orienteeruda oma meeste markeerimisele. 4-2 külalised 2 väravaga peale saanud. Vaikselt tuleb rahvast juurde tribüünidelegi. Laastub ise läheb raamist mööda. Česlov väljakul nüüd joonele. Varul veel üks värav. Kas võtab Indrek Lilso time-out'i? 3 vastuseta väravat praegu Põlva poolt. 5-2 Põlva saanud juhtima siin Kehra kodumängus. No, piilun üle serva, näen, et Indrek Lilsol on time-out'i labakas juba käes, aga ei lähe veel seda lauda viskama. 7. mänguminut hakkab lõppema. Põlval on õnnestunud siin Kehra saalis lärmaka publiku ees. Õnnestunud üsna hästi Kehra rünnakute ülesvõtmist takistada, ka positsioonirünnakud. Ei ole olnud loogilist minekut Kehra positsioonirünnakutel. Borovskiga tõste, Laast läheb veel teiseks jooneks, Jermaševits. Vale käe poole, ebamugav on seal Mikita Jermaševitsil, ei ole viske võtmise kohta. Rinna pealt põrkab pall tagasi. Laast ise läbi, no nüüd on vile kõlab seal. Neeme, kes seal Laastu rügamas on. Ja väga kiiresti kõik 5 ülejäänud meest, kui te vaatate kordust siin nüüd. Kohe astuvad rünnaku poole minema. Laast jätab Jankovski, aga keskele Varuski käe otsa läheb see pall. Läbi jala tuleb Indrek Neeme. Nüüd Jermaševits. Nüüd pääseb hiiglase kasvu Mikita Jermaševits välja. Ja Jermaševits võtab siit kullase kaardi. On õnne, et takistab lahti viset kohtunike nägemuses. Mõnes teises mängus oleks võinud see kaart hoopis teist värvi olla. Mängib tulega siin, lahtise tulega, bensiinijaamas Mikita Jermaševits. 8,5 minutit on mängitud, oleks Jermaševitsit mängust väljas, oleks Kehral väga suur auk seal kaitses lappida, üks tagumine mees puudu, nii et läks praegu koduvõistkonnale hästi, et ei saanud Jermaševitsit sirget punast kaarti selle lahti mängu segamise eest. Ian põrutab taha nurka täiesti segamatult Mikola Nõu mees postis. 6-3, ikka see 3 vahe sealt 5-2 peal. Ei saanud Kehra lähemale, Põlva taastas 3 väravalise edu. Joone tõste Jaan Kaugega nüüd. Käsper, Jermaševits, Laast, väga terav põrge, osab ise, ütleme nii, terav põrge lati alla. Ei ole lihtne sellist asja visata sinna ette nurka. Oli justkui Varus õiges kohas seismas, aga põrge tuleb nii kõrgel, nina all, jala ette, et mitte midagi seal Varuskil teha ei olnud. No või no siiski, võttis välja väravad. 6-4, 10. mänguminut on lõppemas. Põlva juhib kaega. Iiend laseb üle minna seal sillastel. Käsper jääb seal Varuli vastu, ei tule tagant välja. Ja väga kenasti seal 2-2 mängitud. Jaan Kauge jäi passiivseks. Selge kasvueelisega Varul. Käsperi ette.
ja ikka see sama 3. 5-2, 6-3 ja 7-4, need 3 väravalised eduseisud Põlval siin. Ei anna järgi. Jermasevits keskel. Lees tuleb natuke kaugemale. Jankovski üritab anda söötu, aga ei saa sealt. No Muuga kätest ei saa see pall läbi minna niisama lihtsalt. Jaan Kauge joone peal. Ülikogend, Kehra oma poiss. Jaan Kauge. Jankovski otsib üksinda. Laast ja paneb ruudust mööda. Kammitsas on Kehra rünnak kuidagi moodi. Isegi ei oska öelda, mis see on. Põlva ei ole väga toorelt nii-öelda tulnud seda rünnakut päris kaugel segama või rikkuma, et on saanud Kehra mehed sättida, aga ja kohtunikud annavad nüüd 2 Laastule. Laast jäi särki kinni seal näppe pidi. Läks lõikama palli, aga sai Jiiend selle kätte. Pööras Laastust mööda. Laast rippus särgi küljes sõrmi pidi. Sillaste tuli sealt situatsioonist veel lõpuks viskele äärest. Aga ruumi jäi väheks väga kitsast nurgast. Väravat Põlva ei saa. Aga Kehral mängida vähemus nüüd, 2 minutit vähemust. Ei võta Lilsoo väravahti välja, ei pane 6. ründajat asemele, tasakesi nüüd Kehra ründab. Ja kas võttis Indrek Lilsoo praegu ära enne 7 meetri karistusviset? Kollase kaardi saab. Neemel peaks olema kas teine kollane kaart. Jaa, ei ole Neemel kollast veel all. Siit ta selle nüüd saab. Ja päris huvitav oleks vaadata, kas see 7 meetrit nüüd nii-öelda, mis seal ilmselgelt oli, kollase kaardi igal juhul Põlva mehed teenisid. Ja time out ja Indrek Lilsoolt. Väga hea söödu. Lükkas Jermasevits sinna Jaan Kaugele. Jermasevitsil hea lükata ka, pikk käsi. Kuskilt sealt 3,5 meetri pealt, jalad maas, lükkab söötu. Mõtlemise paus on mõeldud, Sariisi tantsutüdrukud lahkuvad lavalt ja higised käsipallipoisid lähevad sinna asemele. 7-4, 12. mänguminuti lõpus on skoor. Külalised on siin praegu pikemat kõrt enda peos hoidmas. Terake üle 1,5 minuti on meil Kehra vähemust jäänud mängida. Nüüd on väravaht välja võetud, Indrek Normak 6. ründemängijaks sinna sisse pandud. Ja tõepoolest, napilt enne kõige teravamat situatsiooni on ära võetud time out, nii et positsioonirünnakus jätkab, tuleb Normak välja. Ja täpselt õigel ajal üritab Neeme väravasse visata, aga Mikola Naum jõuab sinna jaole. Varul veel üritab põrkavat palli, no ülitäpselt praegu Naum jõudis. Väga isukalt mängib Põlva kaitset seal. Olid peaaegu Jermasevitsi hätta jäämas, aga jõudsid juurde veel sinna teravasse rünnaku situatsiooni Põlva kaitsjad. Ja taas positsioonirünnak, Jermasevits otsib veel Jaan Kauget. No kas nüüd tuleb Neeme ära? Tuleb, kollane kaart on all, hoiab seal Jaan Kauget kinni, Jaan Kauge ei saa õieti arugi, kuidas teda seal kokku on pakitud. Ja hetkeks nüüd siis, mis hetkeks, 35 sekundiks seis väljakul võrdsustub. Võtab Kehra väravavai uuesti vingile. Normak sisse. Jankovski, Normak.
kannatlikult otsib praegu Kehra, ikka otsitakse veel, nüüd Jaan kaugele. Aeg kulub, aga praegu kulub see vähehaabal nagu Kehra kasuks. Kehral 10 sekundit veel vähemust, saavad väravahi sisse panna. Põlval jääb siis veel 1,5 minutit mängida vähemust. Norma, Kaisa Tullov jõuab juurde, krabab kinni. Käsi püsti kohtunikel. 4 söötu. 1 on läinud. 3 on järel. Ja nüüd Mikita Jermasevitš võtab pika käega nagu hokikepiga, laseb selle tuuleveski tiiva lendu seal. Ja viskab lihtsalt sinna väravasse selle palli. Rami nagu Sepa Aamriga. Vähemaks Kehra kaotusseisu. 5-7 koduvõistkonna poolt vaadates. Nüüd ka Põlva värav tühi. 6. mees rünnakule väravavahi arvelt. Mängu esimene veerandik hakkab vaikselt läbi saama. Ja on olnud väga tuline mäng senimaani. Karta on, et läheb samamoodi edasi. Mäng passiivne. Iiend. Jaan kauge kätte läheb. Veel on vaja sööte lugeda. Veel 1 plokk. Pall Kehral. Jankovski üksinda keskel. Kas jookseb Aisat Tullovist mööda? Jookseb Aisat Tullov, saab siit 2. Või vähemasti peaks saama. Teravalt lükkab selga seal Jankovski. Aga ei sega. Veel 1 pall, no nüüd on ees palju rahvast, Jankovski täiesti segamatult nüüd. Ja nüüd tõmbab korralikult Eston Varuskile kohvitassi ette. Viskeb ette pealt, laseb selle käe minna, no näeme siin veel Aisat Tullovi sellist frustratsioonist tehtud selga tõuget. Õnneks jäi Jankovski terveks. Sai järgmises ürituses selle sama iluvärava nikerdada, mida äsja kordusest nägite. Ja minimaalne on nüüd Põlva edu. Mõlemad võistkonnad 6 väljakul nüüd. Rudissaar, Iiend. Äärele. Ja suudab Muuga nikerdada selle söödu sinna Jankovski selja taha. Varulilt 2 väravat juba selles mängus. Põlva on otsinud joone peal ja just äärtelt on leidnud Varuli. Sai Kehra juba nii-öelda värskele verejäljele. Põlvakate tagatuled juba hakkasid paistma, aga Põlva ikka veel pigistas natuke eest ära. 2 väravat edu Põlvale. Jermasevitš, Laast, Jankovski, Muuga on tema juures. Mäng läheb 9 tahti. Ja ei tule Jaan kauge sealt Varuli selja tagant välja. Neeme pidurdab hoo maha. Ei tee seda viga, et läheks otsima mingit avantüüri. Säilitab palli Põlvale. Ja Karl-Erik Uibo esimeses finaalmängus. Poole lõpus, avapoole lõpus mängu sekkunud Norm. Setu Vägilane, otsustavad kollid või ütleme väga olulised kollid visanud mees. Nüüd platsile, sööt tagasi Rudissaarele, Rudissaar tõmbab napilt Rossi alla seal. 2 meetrit läheb see vise üle värava. Ja taas kodusatsil võimalus otsida nüüd seda väravat, mis viiks neid ainult 1 kaugusele külalistest. 18. mänguminet läheb, Jankovski, Laast, uuesti kohtade vahetus. Jermasevitš vajutab teisele poole. Võimas on see lahmakas, mis sealt käest tuleb. Ja Kehra leiab selle värava. Taas minimaalne Põlva edu. 17,5 minutit mängitud ja 8-7 külalised juhtimas. Rahulikult nüüd Rudissaar. Muuga tuleb äärest, Uibole tehakse ette, Uibo jätab Aisat Tullovile, on viskamise koht, aga ploki vahelt ja Mikola Nõumi sülle läheb see vise. Uibo Neemele külge. Lahti vise, on siit viga tehtud. Ja mitte Neemele, aga Normak on see, Indrek Normak. Väga agressiivselt Uibo tuli siin seda nii-öelda
söötu püüdvat Normakut Rüsamaa. Keera võimalus Viki mänguseis saada. Jermasevits joonele, Jaan Kauge läheb viskele ja 7. Nüüd on Uibo seal selja taga, ei suuda ära hoida. Jaan Kauge tuleb, tõmbab paar lõõtsatäit õhku rahulikult tagasi lonkides. Ja Jermasevits Eston Maruski vastu 7 meetri joonel, vile on kõlanud. Näitab käega alla ja viskab üle pea ja on viik majas sellest mitut puhku 3 väravalisest eduseisust. On Põlva lasknud Kehra nüüd endale kannule. Jankovski saab puhkust, Indrek Normak tema asemel sisemise koha peal kaitses. Uibo, Tšeslov viskab, pikalt pingil konutanud Anton Tšeslov läheb lihtsalt sirgjoonelisele viskele. Mikola Nõum nopib selliseid tavaliselt hommikusöögiks lusikaga. Laastul on toss jalast ära, Põlva teeb vahetusi sellel ajal. Nüüd on kõik suss jalas. Mäng võib jätkuda. Vile on kõlanud ja läks 8-8 viigiseis. Pärast 2-1 eduseisu oleks see Keera jaoks esimene kord juhtima minna, kui siit nüüd sellelt rünnakult värav õnnestuks saada. Jermasevits on puhkust saanud, Normak mängib parem sisemist. Laast läheb ühest mehest mööda, nüüd on ruumi, aga vile annavad kohtunikud. Noh, tuli see vile seal nõks kiiresti ära, seal oli 3 meest täiesti vabaks mängitud Keera. Aisat Tullov väga kaugel. 90 peal juba ajab. Jankovski laseb söödu Normakule, Normak pöörab, ei saa Uibo juurest tulema. Pikalt on kestnud nüüd Keera rünnak, Jankovski viskab, ploki vahelt saab läbi, aga Eston Maruskist mööda ei saa. Põlva pool kiires, Uibo, Pete, sammud, no jooksulõhna oli siin natukene rõdule tunda. Tšeslov laseb äärdesöödu, Muuga rahulikult, laseb meestel veidikenegi adrenaliini maha, veidikenegi, võtab korraks oma ja hakkab Põlva uuesti sättima positsiooni rünnakut. Aisat Tullov, Tšeslov, Uibo. Ja nüüd võetakse see jooks ära, mida enne tükk maad rohkem oli. Normak kiirrünnakust, Tšeslov läheb talle alla ja Normak viib juhtima Kehra. 9-8. Täiesti uskumatu mees, Indrek Normak. Nagu mingisugune kaasaegne nanotehnoloogiline materjal, mis võib võtta mis iganes kuju. Mängib kaitses, parem sisemist, palun, vasak sisemist, palun. Kiirrünnakust värav, saab, ei ole probleemi. Annab Jermasevitsile puhkust parem sisemise peal. Noh, on Indrek Lilsol õnne, et on nii hea mees võtta, keda võiks igale poole panna. Ja otse loomulikult, Valmer Mustikult time out, pluss 3 on saanud -1. Kehra on saanud korralikult kaitses hamba verele ja on ära segatud ja sügatud kõik need Põlva positsioonirünnaku üritused ja ei ole segamatud kiirrünnakuid me täna siin näinudki, välja arvatud nüüd üldse terve mängu peale, senise 20 minuti peale, ainult 1. Jankovski kiirrünnak siis, selline segamatu kiirrünnak, kus kedagi kaitsetest päris aktuaalselt nagu juures ei olnud. 21. minut hakkab läbi saama, kiiresti, kolmandik mänguajast on kulunud. Ja nii põnev on, et täiesti märkamatult mäng läheb. Fännid seal tribüüni peal panevad oma trummid mütsuma. Ja fännide selline järele jätmatu ergutuskisa ja lärm on see, mis teeb ka selle mängu oluliselt lõbusamaks ja Uibov ise läheb
plokist out'i, jääb Põlvale see rünnak. Aisatullov 1-1 esimese ja teise vahele ja teeb jooksu. Pall Keerale, Aisatullov jääb maha, nüüd on kuskil on ruumi. Jermasevits vise, mööda pall jääb Keerale, aga jõuab Põlva kaitsesse. Jõuab isegi Tšeslov vahetusse ära minna, Neeme kaitsesse tagasi lasta. No nüüd on tundub nii, et see finaalmängu, finaalseeria pinge ikkagi korralikult kaitsmeid kõrvetamas mõlemal võistkonnal. Uibo läheb ja hakib Jermasevitsit 15 meetri peal. Jermasevits läheb, viskab, pehme on see vise, no on õnne praegu Kehrale, annavad kohtunikud tagasi palli rünnakuks. Kõik asjad pakiti sinna Mikita Jermasevitsi ette. Laast, Jankovski ja kust kohast see pall läbi läks, seal oli mehi tihedamalt koos. No tõesti, Kehra kahega peal, Aisatullov kiirustab, no ei ole seda kohta. Normak juba kiires, Laast põrgatusega. Käsper võtab hoo maha, keskele nüüd, Leesile. Lees on väga kannatlikult seal nurgas. No ütleme nii, et pügelenud, et see seinaäärne koht, radikad on lähedal, külm seal ei hakka, aga ei ole Leesi kasutatud rünnakul. Laast nüüd keskel, kohtade vahetus, Laast ei pane Jermasevitsile Tšeslovi ette seda söötu, mängib uuesti ääre poole ise. 9 meetrit, Jaan Kauge lükkab palli mängu, 23,5 minutit. Tšeslov vajab Jermasevitsit veel kaugemale. Jankovski, Jermasevits on vise alt, aga läheb Varuski saagiks. Aisatullov, Tšeslov, Uibo, nüüd on pidurdus. Tuuga, Lees tema juures. Slaavlased siin oma vahel. Keskel Jermasevits, Tšeslov, vasak sisemise peal kaitses siis Jankovski, Aisatullov oma vahel, Tšeslov, Uibo, peaaegu on ääre poole minemas, lükatakse Varulile, Varuli söödu, Varuli viske võtab Mikola Nõum ja jätkuviske Sillastelt samamoodi, Jankovski pääseb läbi ja viskab veel ühe värava. -3, +3 Kehra, tulnud nüüd siin. On vähem kui 10 minutiga, kui ma ei eksi. Ja ehkki see on alles esimene poolaeg, siis siin on vähekene sellist nagu, ütleme, hästi vormistatud avaldust selles Kehra 10-minutilises puristamises nüüd, kus tõesti 6 väravat on võetud Põlva käest, ilma et Põlva neid väga pakkunud oleks. Mikola Nõum püüab kiirrünnakusse Laastule. Laast läheb seal Tšeslovile otsa, otsib Tšeslov seda otsa jooksu. Kohtunikud näitavad, Tšeslov filmib, ei anna midagi selle sukeldumise eest. Peab Tšeslovile sellise otsuse peale veel nii-öelda äraspidi karistust ei anta. Ja mäng jätkub Kehra lahti viskest. Jäi seal Kristjan Muuga, Põlva kapten. Vist selle Anton Borovski nimelise raskekaalu teerulli alla. Aga õnneks säilitas kõik seal liikmete terviklikkuse ja peakuju, et ei tehtud teda päris sõbrapildiks. Kehra ründab 3-väravalist eduseisus. 4,5 minutit enne esimese poole aja lõppu. Lees, Jankovski, Laast. Jankovski äärde, Lees saab nüüd viskele keskelt. Normak üritab tõugata 2 käega sisse, aga saab sinna Varusk käed vahele. No, kiirelt pani äärest äärde Varusk seal ühe asja juures teisele. Ja siin ei anta armu. Käsper ja Laast niimoodi pakivad kokku nagu Eki käärid sinna Iiendi peale ja Iiendil ei olegi võimalust äärde Sillastele sööta. Ehkki Sillaste seal vaba oli. Ja nii nagu Kehra vasakus ääres
on olnud suhteliselt tegevuseta Kaspar Lees, nii on ka Henri Sillaste olnud üsna varjus seal vasakul äärel. Iiend, enne kui läheb viskele mees alas tema ees, kõlab kohtunike vile, võetakse ära sealt 4. sammu pealt. Aga saab mängu panna palli uuesti Põlva. Joone tõste tagant tuleb nüüd siia paremale poole. Aisatullov otsib võimalust, mehed on ees. Tšeslov, Aisatullov ei lähe kohe järgi. Käsi püsti, Iiend pudistab palli, Sillaste. Käsper tõmbab Sillaste sinna endale tekiks peale alasse. Aeg pannakse kinni, plats on vaja kuivatada. Näitavad Käsperile kohtunikud ka, et ära kisu seda Sillastet nagu paika teki omale peale. Loetakse ära, kas see oli 2 söötu, mis näidatakse. Käsi püsti kohtunikel. Lahti mäng. Toodi ekstra selleks viskeks. Ljubšenko, pikk käsi, pikk mees, paneb pikalt üle värava. Normak, Joonele Borovskile. No Ljubšenko. No pikkust on meestel suutkoht ühte kanti, aga diameeter on seal umbes, diameeter on diametraalselt erinev. 2 korda, ma usun, on seal laiuse vahe. Borovski ja Ljubšenko vahel. Normak parem sisemise peal. Laast Jankovski lühikese tagumise koosseisuga mängib keera praegu. Normak, Jankovski hiilivad siin. Passiivne on see mäng, kohtunikel käsi tõuseb, ma usun. Ja vale katte eest, enne kui siin passiivseks või aktiivseks asi minema üldse hakkas, võetakse keera rünnak. Aisatullov paneb ja mööda raamist, Nikola Nõumilt kiiresti sööt, aga suutis Varul selle, ei olnud Iiend selle seal ära kaapida. Aisatullov äärde Muugale, Muuga vint sisse ja Normak läheb seal Muugale külge, Muuga pika pilguga saadab kohtunikke. Kohtunikud seda ei märka, vaatame siin situatsiooni. No ei keeranud Muuga niisama naljaviluks oma paremat külge seal viskele minnes ette. Väga ammu oli see kord, kui enne Muuga 9. Põlva üldse värava sai. 1,5 minutit jääb esimest mängupoolt veel kerida siin. Borovskiga tõste. Normak Tšeslovi rinna peal. Lees teeb jooksu, no ilmselge jooksu, aga kohtunikud lasevad tal selle värava visata. Muuga kiires. Pall jääb Põlvale. Minut 20 on veel mänguaega. Taas on Kehra 3 peal. Tšeslov ja Muuga. Aisatullov tuleb. Iiend, 3. tagumine mees nüüd. Varul endiselt joone peal seal. Borovski käe otsast. Tšeslov. Aisatullov otsib Varulit. Varulil ei ole mõlemad käed vabad. Kiires Lees. Ja veel 4 on koduvõistkond peale saanud. Nüüd kui 3 minutit esimest mängupoolt veel järel. Mängis ju Kehra tegelikult pikema ja nii sõna otseses kui kaudses mõttes verise poolfinaalseeria. Näiliselt lihtsamalt Põlval 3-0 ja varem lõppenud mängudega see lõppes, aga praegu esimese poolaja sees tundub, et Kehra püssirohi on tükk maad kuive. Nikola Nõum püüab põlvede vahele selle palli, algatab kiirrünnaku. Lees, Laast ja ei saa 10 sekundit enne lõppu Varulist mööda keskelt näiliselt lihtsas situatsioonis. Viimased sekundid ei jõua pall väravasse. Normak paneb käed vahele ja 13-9. 13-9. -3 +4 tuli Kehra poolaja teises pooles. No, väga tuline mäng siin tõesti. Ja võib isegi öelda, et praegu see poolaja vile tuli suurema õnnistusena vist Põlva jaoks, et kui siit mäng oleks jätkunud, siis Kehra ja hoog üleval. Tont ja hunt teab, mis siin juhtunud, kõik oleks veel
Põlvaga, nüüd 10 minutit, natuke vähem nüüd juba, aega meestel hinge tõmmata, treeneritel eneseusku, häid ideid ja rünnakuskeeme süstida oma meestesse. Keeral on vaja see hea hoog ja vile säilitada. Vaatame kiiresti protokolli peale ka, et Mõtro Jankovski 5 väravat, temad üle platsi mees, Kaspar Lees ja Nikita Ermasevits, mõlemad 4. On siis resultatiivsemad Keera poolt, Põlva poolt 3 väravaga Hendrik Varul ja siis 2 väravaga tema järel Kristjan Muuga, Roman Aisatulov, Henri Hiiend. Et siis esimese poole aja väravaviskajad. Teiseks poolejaks peab ka veel midagi jääma. Nii et tibud loetakse alles pärast seda, kui 60 minutit mänguaega on läbi ja emba-kumba võistkond peal on, et see 30 minutit, mis meil siin vöövahel on, ei loe poole tunni pärast suurt enam midagi. Meie läheme korraks hingetõmbe ja kurgukastmispausile, et häält jätkuks ka mängu lõpuni. Kutsume teid tagasi, kui teine poolek pihta hakkamas.
nii. 10 minutit poolaja pausi on läbi. Vile on kõlanud, mäng jälle käimas. Ja poolaja viimase 15 minuti sees. 5-8 seisust, 13-9 peale. Kihutanud Kehra on oma esimesel rünnakul teisel poolajal. Jankovski, Laast. Ja Borovski juures seal, Borovski teist korda juba paneb laiade küünarnukkidega selle katte ja annab rünnaku ära. Ja treenerite paar. Suvi Musting teinud poolajal ja teisele poolajale tulles ka vahetuse Põlva väravas. Deniss Leokene pandud sinna ja jätkub see Põlva ikaldus. Veel kord raamist mööda ei saa Tullovi vise. Lees tuleb palliga. Jermasevits vajutab ja ei ole seal ka Leoksel midagi teha üle Leokese käe. 14. värav Kehrale. Muuga, Põlva üritab kiiresti peale minna, ei saa Tullov. Česlov äärde, Sillaste söödab üle Varuli käte, Varul ei lähe nii-öelda alaste sellele pallile järgi ja järjekordne palli kaotus ilma väravale peale viskamata Põlval. Esimesed rünnakud teisel poolajal lähevad samas rütmis nagu polekski vahepeal pausi olnud. Jankovski proovib seal. Deniss Leokse rinnakorvi kõla, aga põrkuva palli Põlva laseb oma kaitsete vahel Ikat Mõtro Jankovskil ülesse korjata ja 6 väravaline on Kehra eduseis. 2 minutit teist poolega ja Kehra on visanud 2 väravat juurde veel. Meenutan siis, 5-8 on Kehra tulnud, 15-9, 10-1 on Kehra. Selline vahespurt. See on juba selline, mitte sprindispurt, aga see on ikka korralik niisugune veerand Maileri töö. Pall taas Kehra rünnakul. Laast, Lees, väravahi eest mööda ja 16-9. No, mina ei mäleta ausalt öeldes viimastel aastatel mitte ühtegi mängu, kus oleks Põlval olnud sellist põuda käes ja sellist ikaldust. 11-1 praegu. Ma arvan, mitte üheski sarjas, mitte üheski hooaja etapis, mitte kunagi siin viimaste aastate sees pole olnud sellist asja, et keegi oleks Põlvat niimoodi lohistanud ringi. Seisab Põlva võistkond ümber oma treenerite paari üsna nõutute nägudega. Näis, kas on külalistel tolku nüüd sellest time-outist. Päris hirmsasti on siin viimased 15 minutit jupikese teisest ja peaaegu poole esimesest poolajast nüüd Kehra Põlvat rappinud. Aga päris kindlasti see nii ei jää. Ei ole see kaugeltki Põlva viimane sõna, mis võtta on. Aisat Tullov nüüd lükkab söödu Varulile, aga see jääb maha sinna Kehra meeste kätesse ja järjekordne pallikaotus Põlva rünnakul. Tuleb Jankovski sisse. Rudissaar läheb Jankovskit personaalselt võtma. Jermasevits, Borovski ei saa liikumise peal palli kätte. Sillaste, Varul,
Sillastele ja Sillaste tõstab lihtsalt üle Mikola Naumi, Käsper ei jõua takistama. Ja saab ka Sillaste esimese värava. See oli esimene värav teisel poolajal siis Põlva poolt. Laast Jermasevitsiga väike kohtade vahetus. Jankovski tuleb, plokk on vahel. Lõoke paneb jalad kenasti kokku, et see pall kogemata väravasse ei läheks. Rudissaar, Iiend. Rudissaar, Sillaste. Ei saa tulla. Täiesti labaselt 1-1 mängitakse ja lükkab söödu selja taha nüüd seal Rudissaar. Iiend võtab Leesi eest selle kiirrünnaku ära. Lees tormab tagasi, jõuab omale kohale. Paneb Borovski näpud vahele seal Iiendi viskele. Ei jõua Mikola Naum enne otsa auti Jaole. Ja Põlva saab nurgaviskes taas palli mängu panna. Sillaste, Iiend, ikka plokk on vahel. Jääb Põlvale ja 2-minutilise karistuse saab Käsper käega nüüd lõuga mängimise eest. Seda situatsiooni nüüd oleks vahva vaadata seal korduses. Keda see Käsper siis nüüd niimoodi karistas? Jah, tegelikult see ei olnud ju Käsper. Hoopis Laast oli see, kes seal korralikult sellise Ping Tsunni nii-öelda peopesa tõste lõua alla sättis Rudissaarele. Aga keera vähemuses seal nüüd on. Sööt joone peal ja kaabab Jermasevits selle eest ära ja vähemuses kiirrünnak. Veel üks koll. Mõtra Jankovski kiirrünnakus. Laastu söödust. Hakkas see pihta. Pikkadest Mikita Jermasevitsi kätest. See on juba üsna kindlalt Varuline mineva palli ära kaapasid. 7 väravat on Kehra edu. Iiend, no nüüd läheb plokist mööda. Mikola Naum ees nurgas katab oma poolt ja plokk jääb madalaks seal praegu Iiendi vastu. Väga härgamisi on Põlva saanud väravaid siin viimase 20 minuti sees. Läheb 6 väljaku mängija nüüd sisse Mikola Naumi asemel. Naum istub pingi peal. Jaan Kauge, joone tõste vasakule. Jermasevits keskel, otsib võimalust. Mehe otsast viskab, Lõoke paneb ka veel jala vahele. Põlva rünnakule, Mikola Naum on ruudus tagasi. Iiend tuleb veel purjetab sealt Jermasevitsi eest läbi ja Jermasevits just nagu uskumata, et Iiend seal nii kaua ripub ja ümber tema suudab ära visata. Paneb käed küll külge, aga juba siis, kui pall on väravas, ajab selle Iiendi sinna käkas kaela alasse maha. 5 peale sealt 7 pealt nüüd on saanud Põlva. Väravavaht välja, 6 ründaja sisse ikka Kehra poolt. Joone tõste otsa, tuleb jooneks seal Lees. Jermasevits, Laast. Väravavaht läheb sisse, 6 meest väljakul Kehral. Jankovski piibutab, pinnab pikalt, aga seal on plokk ees, käsi püsti. Jermasevits ja saab Lõokene ka nüüd oma tõrjemasina vähe paremini võrisema. Jermasevitsi alt viskele, mida too siis hädaga passiivses seisus tegi. Paneb Lõoke käe ette, Põlva rünnak. Iiendi 2 väravat on nüüd selle Põlva rünnaku ka lõbusamaks teinud ja Iiend paneb ühe veel otsa. Henri Iiend. 4, oli ju 7 Kehra vahe, Kehra edu ja nüüd 3 tükki järjest. 3 tükki Henri Iiendilt ja Indrek Lilso viskab time-out'i lapaka lauda.
kiirelt Indrek Lilsoo laskmata Põlval selle sama hea hooga, mis neil sees on, lähemale tulla. Kuupalgi võistkonnal on nüüd siis üks time out veel järgi jäänud. On oluline mäng ja mürgel käib. Rühmad rõõmsamad on Põlva meeste näod, seal kaitses seistes ja Kehra rünnakut oodates. Üritab Jankovski, aga natukene liiga juba. Seslov läheb kiiresti selle palliga. Ian surub, aga ei. Vabandust, see oli Rudissaar, kes seal vahele prestis, mitte Ian. Ian tuleb vahetusest nüüd. Marul seal esimese teise vahel. Iandi ees. No, tõste paremale. Muuga on seal aktsioonis. Ian purjetab veel läbi ja ei anna kohtunikud mitte midagi. Põlva jookseb kaitsesse tagasi. Rudissaar Jankovski peal, personaalselt. Jankovski läheb äärele. Lees tuleb sisemiseks. Läheb ikkagi Jankovski välja. Laas paneb seal, üritab nii-öelda vabastada. Jermasevits lihtsalt tuleb ja 10 pealt surub selle palli väravasse. Taas 5. vahe. Rudissaar, ei saa tulla. 7 meetrit. Nüüd oli seda 7 terakene vähemgi kui eelmises Iandi situatsioonis, aga Rudissaare selline põiki üle välja purjetamine lõpeb nüüd Põlva kasuks, siis Kehra värava poole määratud 7 meetri viskega. 5 sekundit vähem kui 9 minutit on teist poolaega kulunud ja Henri Ian, vabandust, Henri Sillaste paremast riistnurgast saab selle Serviti 14. värava. Toob Serviti sellega 4 värava kaugusele siis väljaku peremeestest. Väga rahulikult situatsioonis, kus ei ole kiirrünnakuks üldse mitte midagi teha, tuleb Kehra üle. Jankovski. Jermasevits söödavad omavahel. Leesi juures käib pall korra vasakus ääres. Jermasevits viskab jala pealt otse rinnale. Ei saa tulla, võtab pallid Seslov. Rudissaar. Ise läbi, värav. Põlva on 3 peale saanud. See Kehra lõbus jooks on katki. Kohtunikud käivad veel Põlva pingi juures rääkimas, miks ei olnud seal mingit karistust, et ei olnud kontakt nii äge ja hoidmist polnud. Joonetõste Jan Kauge läheb sinna Jankovski alla. Laast on sees, Muuga tuleb Jankovskit kiskuma. Ja uuesti Kehra rünnak hakkab, Jankovski vajutab 10 pealt ja sisse! Kiiresti Põlva üle, Muugale on mitu meest ees, teavad, kes seal teeb seda kiirrünnakut. Ian
Aizatulov pidurdab, Iiend annab tagasi Varulile söödu. Jermasevits tõmbab Varuli seal maha nagu laud linalaua pealt. Kohtunikud annavad palli Põlvale ja positsioonirünnak algab uuesti. Iiend pöörab Aizatullovi juurest pall. Sillaste üritab ääre pealt tulla, tuleb läbi ala. Kohtunikud näitavad, et on väravahi ala. Reegli rikkumine nüüd seal Sillaste patuks ja pall läheb Kehrale. Paneb pingi peal valmis ennast Andreas Rikken. Ilmselt on rünnakul Põlvajoonele mees sekkumas. Česlov valvab siin Jermasevitsit 90 meetri peal. Ja pääseb Jankovski läbi. Vahepealne liigne surumine on möödanik ja 2 väravat, olulist väravat nüüd Kehra jaoks. Dmõtro Jankovskil. Rudissaar, Jaan Kaugele teeb ära, aga seal selja taga veel suurem mees. Tuleb Jermasevits appi, päästab Jaan Kauge ära sellest häbist. Pall Põlva rünnakuks tagasi 9 meetrit mängu. Rikkeniga joone tõste, Aizatulov, Iiend keskel. Iiend ise vajutab alt ja see on terav ja see on sees. Taas 4, 20-16 mänguseis. Kehra rahulikult tuleb oma positsiooni rünnakut otsima. Jermasevits puhkab pingi peal. Indrek Normak. Valgevenelased mõlemad pingil praegu. Käsper äärest, Normak sööd Kaugele. Neeme lükkab Kauge kohe kiiresti 8 meetri peale ära, et seal mingisugust üritamist ei tuleks. Ja 9 läheb mäng lahti jälle. Käsper, Normak, Jankovski, läheb seal Neemele sülle kinni. Pikk on nüüd Kehra rünnak olnud, käsi püsti kohtunikel, Jankovski, Česlov tuleb Jankovskile vastu. 2 minutit saab nüüd nii-öelda küünarnukiga mängimise eest. Oli siin kehakontakt ja Česlovil oli käsi ees. Kas oli nii kõrge, ei oska öelda. Vaatame kordust kohe nüüd, Česlov tuleb sealt. Pani küünarnuki ette, on 2 ja on väga ohtlik seal. Loodetavasti jääb Dmõtro Jankovskil lõualuu paigale. Või et on paigal, aga hoiab mees seal tõesti lõuast kinni. Tundub, et on kõrisse saanud. Mitte päris vastu lõuga. Lõug oleks küljest ära tulnud. No, keeldub. Česlov siiski tunnistamast seda, et tõstis käe kõrgele. Aga ütleme nüüd niimoodi, et pärast seda meditsiinilist pausi Jankovski jääb siiski platsile. No, päris huvitav situatsioon nüüd. Aeg tema pärast kinni pandi seal vigastuse peale. Tundub nii, et peaks mees 3 rünnakusessiooni kükitama pingi peale, aga ei. Katsil ta on, 2 minutit, 7 ei antud. Kehra Pikk seda küll tahtis. Aga nüüd 4 väravat maas, 1 mees vähem. Laas mängitakse vabaks ja võtab sellest enamusest kohe. Riisub koore, Uku-Tanel Laast, ilusti kokku lepitud kombinatsioon üle joone ja täiesti vabaks seal Jankovski all. Taas 5 Kehra edu. Ja 15 minutit on jäänud mängu normaalaja lõpuni. Põlva treenerid lasevad Lõoksel välja tulla, et saaks 6. mehe rünnakule panna. Varul on taas joone peal. Sillaste rahulikult positsioone vaadatakse. Sillaste jookseb välja väravahi tarbeks.
on pikk Valgevene sall on seal ümber Iendi kaela. Iend keskel, Aisa Tullav, Iend üritab jätta sinna palli Varulile, aga Varul ei jõua Germasevitsi tagant välja, no sealt on pikk maa tulla ka. Käsi püsti, Iend, Aisa Tullav jätab Iendile, Iend viskab ja viskab väravasse, keset puuri, Nikola Naum on eest ära läinud. Ja no see oli väärtuslik värav, pika rünnaku lõpus, käsi püsti kohtunikel visata vähemusest selline värav. Põlva viiekesi kaitses, veel on 20 sekundit. Jankovski, Laast, aga siin on mehed jalus. Normak ja läheb otsa, no lihtsalt läheb otsa. Deniss Lõokene mõõdetud sammul loivab seda lahtiviset sooritama. Viimased vähemuse sekundid lähevad ja 1-1 on Põlva mänginud ära selle 2-minutilise vähemuse. Et seda võib lugeda nende jaoks suhteliselt õnnestunuks. Ja no mis õnnestunuks? Mis suhteliselt täiesti õnnestunuks. Muuga tuleb äärelt teiseks jooneks. Riikeniga tõste Muuga tagasi. Iend. Normak teab seda Iendi käe üles tõstmise liigutust juba une pealt. Paneb liikumistee kinni, Iend ei saa sinna esimese teise vahele. Rudissaar kõige suurema mehe peal, Aisa Tullav samamoodi. Otsitakse Aisa Tullav, nüüd on Rudissaar seal. Muuga läheb äärest viskele ja ei saa sealt alt. Jankovski keskel põrgatusega, kaitse on ees. Aga midagi, lihtsalt põrgatab ennast viskele 8 meetrilt. Ei lähe Aisa Tullav seal külge, ei võta hoogu lõpuni maha. Ja Põtro Jankovski laseb Põlva treeneritel 47. minutil oma 3. time-out'i ära võtta. Sest no on häda käes Põlval, ei saa lähemale. Korraks 4 peale, jälle vahe 5. Jankovskilt juba 10 väravat. Ja tuletan meelde teile, kallid pealtvaatajad, Jankovski on kõik need mängust lisand, ei ole 7 meetri joone pealt kellegi teise teenitud väravaid viskamas käinud. Kõik on oma töö ja vaev. Ja olgu öeldud, hooaja alguses pikalt, raske põlvetraumaga Mõtro Jankovski audis oli, sekkus alles uuel aastal siin. Jah, uuel aastal nii-öelda, käesoleval kalendriaastal mängudesse. Tundub, et on taastusravi teinud korralikult, isukalt sellel ajal trenni teinud. Ja nüüd mängib nagu noor jumal siin, käristab Põlvat igast nurgast. Tantsutüdrukud lahkuvad, mängumehed suruvad platsile nende asemele. Põlva rünnak 5 väravalises kaotusseisus. Aisa Tullav ei ole võtnud viskeid tükk aega, Aisa Tullav, Rudissaar kõigutab ennast seal, Borovski ei tule nii tihedalt appi Normakule ja suudab külg ees Raiko Rudissaar ennast sealt läbi pigistada. Henri Sillaste 7 meetri joonele. Laseb Nikola Naumil ära kallutada ennast eest, kannatab peale petet Naumi liigutust. Viskab selle 7 meetri joone peal Põlva 18. värava. Taas on vahe 4, aga aega tiiksub järjest vähemaks. 11,5 minutit on Põlval nüüd aega siit veel mängu lõpp päris teravaks ja minevaks ajada. Germasevits ja sööt läheb out'i, ei lähe, korjab ära leest selle seal. Germasevits Borovskile, Borovski viskale ja risturka. No ei ole tõesti. Selle jaoks peab olema vähemasti keskmise suurusega traktor, et selle Anton Borovskit selja tagant
sisse vajumast ära hoida. Keihra taastab oma 5. edu siin kodusaalis. Asjad tullab, nüüd võtab viske ja paneb mööda. Nikola Nõum heidab ette sinna pallile nagu jalgpalliväravad, läheb Robinson Aadiga. Kas tegi seal jalale viga? No ütleme nii, et Nikola Nõumil on ka kogenud mängumees. Ei ole lihtne seal sulg kergelt kukkuda. Kui juba seal heitmiseks ja kukkumiseks läheb, siis on mütsakas on vali. Annavad Keihra pealt vaatajad üksmeelselt siin klapatsitele ja trummidele kuuma. Mees tuleb äärest üle, pikalt üle. Tagasi minna ei saa, laast viskele. Vile, 9 meetrit, samme liiga palju viskele minek, ilmselt kulus kohtunike arvates. Lats kuivatatakse ära seal, kus mehed on pikali liugu lasknud. Vigine vagu taga. Läheb ära kuivatada, et siit mingit asjata vigastust keegi hangiks. Mänguminut teisest poolest, 50 mänguminut hakkab läbi saama ja kui siin nüüd olulist muutust ei toimu Põlva kasuks, siis jääb aega väga väheks. Põlva muudab kaitseformatsiooni 5-1, tuuakse mängima Maarja Karuse. Näiliselt aitabki. Jermasevitsin ise läheb tagant posti ja põrkab sealt Põlva rünnakule. Sokutatakse Varulele ja kui esimene pooleks aitas, siis teisel poolel ei jää seal joone peal need pallid kuidagi pidama. Jermasevits pääseb viskele meeste vahelt seal, õla peale toetab ja Lõoke teeb tõrje ja võtab ära, kes Kaspar Lees selle palli sealt 2 Põlva mehe vahel. Keihra edu, seda imeks mandava. Karuse kutsutakse juurde, nüüd kohtunik näitab, ei tohi nii teha, mis sa lükkad seal, Pilet ei ole olnud, mäng käib, ei tohi lükata meest lihtsalt tühja. Jumala õige ka. Arusaamatu liigutus, ootas Karuse vist varem seda Pilet. Keihra edu siis, nii-öelda seda rünnaku edu on seda imeks mandava, et mängivad need ilma ühe oma põhilise rünnaku jõuda hooaja keskel. Markus Lastinovski pole saanud sekunditki mänguaega täna. Ja ei ole õnnestunud seda nii-öelda üllatuspõntsu Põlval kuidagi üle elada. Sillaste tuleb välja. Läheb Siivo Sokk tema asemele vasakust säärde. Seslov, Rudissaar. Seslovile ette, tuleb, painutab ja viskab risti liikumist. Taas on 4 vahel. 4-5 vahel see mäng siin niimoodi kõigub. Keihra jaoks loomulikult sobib väga hästi. Borovski vahetusse. Jaan Kauge tema asemele. Borovski müras seal joone peal on. Anton Borovski 2 korda mängu jooksul nüüd palli seal joone peal. Isegi 3 tegelikult nii-öelda vale katte ja asjatu müramisega ära andnud. Jankovski keskele laast vasak sisemiseks. Karuse keskel. Jermasevits lõikab. Mängib Keihra siin just nagu aega, nagu oleks vähemuses vaja venitada. Käsper, Jermasevits, Hiiend tema vastas. Laast jätab sinna. Ja seal ääres ruumi on, aga ei tuleb ise, käsi püsti kohtunikel. Ja Laast paneb konkreetselt praegu Neemele piki piilumist palliga. Küsib Põlva peatreener Valmer Musting, et no
mees ju nii-öelda seisis seal, ei hüpanud. Neemet tuli sealt nii-öelda painutas seda plokki panema. Tõesti. No ei painutanud midagi, lihtsalt Laas tõmbas praegu vastu vahtimist täiesti sirgelt. Ja värav on tühi, aga 2 meetrit väravast mööda läheb see Tšeslovi ise, või see oli Muuga, kes sinna üle väravast kaugele välja tulnud. Mikola Naumi seda palli sisse tahtis ajada. Kehra rünnak, 4 vahet. Jaan Kauge, äärele nüüd. Jankovski, otsitakse. Nüri on Kehra rünnak. Karuse. Mitte midagi näitavad kohtunikud. Publik loomulikult nõuab siin. Tõenäoliselt Karuse vähemalt aastateks vangi panemist, kui mitte päris seina äärde sättimist. Läks seal Jankovskil jalg natukene libedasti või kergelt alt ära. Mäng jätkub, kats on kuivatatud. No tõesti, krõmpsuaeg on käes, 6,5 minutit. Käsper läheb üle, Ermasevits kaugel. Laas 10 peal. Jankovski, veel sööt joonele. Jaan Kauge pikalt sätib ja passib seda viset ja laseb Lookesel tõrje teha enda vastu. Tšeslov ei saa kiirrünnakut algatatud, pall ei jää tema kätte päris hästi. 23-19 juhib koduvõistkond. Kohtunikud näitavad nüüd kätte selle täpse koha, kus siis see pall mängu tuleb panna. Kuku Tanel Laas saab kaitses veidikene hõlpu, pingi peal nüüd vähekene õhku tõmmata ja Indrek Lilso õpetussõnu siin nüüd rünnaku sättimiseks pingil kuulata. Normak läks tema asemel sisse. Kauge, Barovski. Jankovski on nüüd siis see keskmine kolmik seal kaitses. Paneme siis Normaku juurde 4. 6 minutit jääb mängu normaalaega ja 4 väravat on vaja Põlval selle aja jooksul tagasi võtta, et saaks lisaajast unistada. Esimest otsib viiend, ei saa, aga pall põrkab äärde Siivo Sokule. Sokk jääb seal Jorma Käsperi sangutada ja positsioonirünnak 9 meetrit uuesti algab. Rudissaar, Tšeslov joonele ja Riken püüab ja 3. korda ja ei saa seda palli. Lõpuks Normakule, Normak lahendab kiirrünnakut. On tõesti siin Normak olnud selline kuldsete äärtega jokkeri kaart. Terve Kehra pink on püsti, ei ole rahul kohtuniku otsusega tagasi anda pall Põlvale. Pink saab siit ka kollase kaardi Priit Pajusele. Rikken ja ilmisel rünnakul. Sööt oli seal Rikkeni poole, aga meeste vahelt tulles mitu korda üritas kaabata enda poole. Kollane kaart siis Pingile nüüd. No, kas ei ole 4. kollane kaart? Pink võib selle 4. vist saada, kui ma eksin. Joone tõste paremale. Tšeslov, viiend keskel, vaadatakse eemalt. Rudissaar läheb. 2 joont on ees seal nüüd. Otsitakse varulit ja leitakse hoopis kaitsekäed. No, ei saa. Ei ole õnnestunud Põlval joonele mitte ühtegi söötu nii anda teisel poolel, et see sinna joonele jõuaks või sinna kinni jääks, et sealt üks peale viske moodi asi ka tuleks. Kakskümmend 5,5 minutit on mängitud, teist poolaega. 4 pool on järgi jäänud. Jankovski läheb seal üritama, püüab. Lõoke paneb selle söödu Kaspar Leesile. Kaspar Lees on teadupärast Kehra mees. Ei lähe kiirrünnakule sinna Kehra värava poole. On Põlval olnud tegelikult Kehrasse tulles trumbid käes. Vähem mänge poolfinaalis, 1 rohkem puhkepäevi. Kehral aastatepikkune tugitala mängust väljas. Aga ikka vähem kui 4 minutit enne lõppu
on Kehra peal 5-ga ja ei näita mingeid väsimuse märke. Laas teeb seal nüüd sellise taktikalise võitu 9 meetri. Peatselt on kohtunikel käsi tõusnud, pikalt on seal jauratud. Jankovski paneb blokist, pall põrkab poolkutselise fotograafi Elin Potteri blondi peanuppu otsa, näitab Kehra meestele, et kõik on korras. Skalp ei vähe. Jermasevits üle värava. Põlva võimalus kärpida. Karuse 5. alt laseb ja kes on seal vastas? Mikola Naum lonkab seal ringi pärast seda õnnetut Robinsonaadi. Pikk sööt ette. Jaan kauge kiirrünnakus ja viskab värava. See on iseloomulik tänasele mängule. Ma arvan, et nüüd on küsimus ainult selles, mitme väravaga koduvõistkond selle kohtumise võidab. Sest 1-1 selles seerias kipub olema tõsiasi. Alla 3 minutine aega Kehra on peal 6-ga mängus, kus Servit on suutnud 57,5 minutiga 19 väravat visata. Nüüd peaks siis 2,5-ga viskama veel 6 väravat, et viiginigi jõuda. No ei tule seda siin. Ian joonele veel üks sööt ja loomulikult on see seal Kehra meeste käes. Meeleheide on see, mis selle söödu pani sealt Siivo Soku käe läbi. No ei õnnestu. Mehed juba vaidlevad omavahel platsi peal, Põlva mehed. 2 minutit on jäänud nüüd mängu lõpuni. Ei räägi siin enam normaalajast, see mäng lõpeb ära 60 minutiga. Jermasevits joonele, Laastul ei jää see pall kätte ja saab Imri Iiend särgist hoidmisest veel 2 minutit. Peavad selle minut 50 nüüd siis sellest teisest finaalkohtumisest Põlva mehed vähemuses mängima. Kehra on 6-ga peal, mehega enamuses. Ja võib siit rahulikult nüüd peaaegu vaba käigul kruiisida selle võiduni. Martin Neerut paremasse äärde. Ja kui sa oled finaalis platsi peal, ükstaskõik, mis see kell näitab, siis need ei ole prügiminutid. Finaalis oled platsil, noor mees. Käsi püsti kohtunikel, midagi peab siit nüüd tulema hakkama. Laast, sööt on natuke ligel, Jermasevits viskab alt, paneb sinna lõoki jala vastu ja kõigist neist lõokese headest tõrjetest ja soliidsest mängust teisel poolel, mis sellest kasu on? Mis sellest kasu on, kui omad mehed rünnakul ära ei realiseeri? Kohe oleme mängu viimase minuti sees. Tuleb lõoke välja. Ei taha keegi sinna sisse minna enam. 5 meest rünnakule võiks Lõpseku sisse minna. Nüüd lõpuks jõuab Žeslov ja paneb võimsa litaka sealt 2 posti võrkest Mikola Naumi selja taha. Aga Mikola Naum isegi ei muretse. Vaikselt naeratab seal suunurgast. Viimase minuti sees Kehra publik tõuseb püsti ja annab oma meestele siin juba au. 1-1 on seeria seis. Laast, Jankovski ees. Jankovski joonele. Karuse saab ka 2 minutit seal ilma pallita Laastu maha kakkumise eest. No ütleme nii, et Laast sinna joonele läinuna on viimase 2 minuti sees Põlva põllu täiesti puhtaks lasknud. Põlva treener Rein Suvi saab pingi peal õiendamise eest veel 2 minutit, kollase kaardi. Nägime kordusest. Sula selgelt käest tõmbas Laastu seal Karuse. Ja kas see nii kõva tõmme oli, et Laastu käsi otsast oleks pidanud ära tulema? Laast laseb ennast ilusti istuli, näitab kohtunikule, mida Karuse temaga teinud on ja Karuse pingi peale. 4 Põlva kaitsest. Martin Krissuk vasakus ääres, paremas ääres. Selja tagant läheb sööt natukene Kohvile. Aga mis siis? Mäng on läbi. 25-20. Esimese 15 minuti sees täiesti uskumatu või esimese 15 minuti järel täiesti uskumatu comebacki teinud. Kehra võtab siit 5 väravalise võidu, resultatiivsem mees üle platsi
Mõdro Jankovski, 10 väravat temalt. Kehra poolt toetas teda veel 6 väravaga Mikita Ermasevits. Põlva resultatiivsed mees 7 väravaga Henri Hiiend. Senikaua kuni siin võistkonnad veel plaksu löövad teineteisele. Kodupublik tänab omi mehi. Veidikene väiksema arvulisem Põlva publik tänab Põlva mehi ka siiski üritamise eest. Tõmbame meie siit kommentaatori laua tagant jutu koomale ja läheme võistkondade esindajate mängujärgseid intervjuusid hankima. Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting. Finaalseeria teine mäng hoopis teistsuguse mineku ja ilmega kui esimene kohtumine Põlvas. Küll sarnaselt suhteliselt väravate vaene, aga hoopis teise stsenaariumiga. Tahtsin küsida sellist asja, kas just nagu hoop Kehrale ehk siis Markos Lastinovski mitte osalemine siin tervisemurede tõttu mõjus hoopis kuidagi äraspidisel kombel teile täna, nii et ei saanud Kehrast jagu? No, ega me neid mängijaid ei jälgi, et nagu selles suhtes, et vastasvõistkond mängib oma koosseisuga, meie mängime oma koosseisuga, neil omad mured, meil omad mured, et sellest see nüüd küll seda mängukulgu mitte mingil juhul ei mõjutanud, et eks me täna olime ise kehvad ja eriti kehvad olime esimese poolaja teisel 15 minutil, kus sa viskad sellises võrdsete mängus ühe värava, lagunesime põhimõtteliselt ära, et erinevatest kohtadest tehnilist praaki tootsime palju, kindlaid olukordi ei realiseerinud selles ajavahemikus ära, mis oleks pidanud meid jätma nagu mängu. Vastane sai lihtsalt kiireid, keeruline on nii mängida ja täna olime terve mängu tagaja osas ja need väiksed olukorrad, mis tekkisid ka, need ka lahendati halvasti. Et ei olnud midagi teha, et teenitult võit täna Kehrale. Mis selle teise või ütleme siis esimese poole ja teise poole selline kõige suurem mõjur võis olla, et kuidas sellest 8-5 eduseisust, 3-väravalisest eduseisust poole lõpuks 4-väravaline kaotusseis sai? No seal olidki erinevad faktorid, nagu ma ütlesin ka, et oli mitu head võimalust, mida realiseeritud, mis tulid meile teise otsa kohe nagu väravateks. Lisaks oli tehnilist praaki juurde ja visked ei läinud mööda visked. Vastane sai, nagu ma ütlesin, lihtsaid väravaid. Oleks need mõned asjad ära teinud seal, ma arvan, et poolajaks oleks selline enam-vähem tasakaal säilinud. Sellises tänases mängus oli juba see vahe, mis see 4. jäi, see põhimõtteliselt jäigi sisse, et ega me kuskilt otsast lähemale ei saanud. Et sooritus ei olnud hea meie poolt. Kas need paar päeva, mis jäävad teise-kolmanda mängu nii-öelda vahele, et kas nende paari päeva jooksul õnnestub
võistkond kuidagi moodi üles äratada paremini kui selle 10 minutiga poolajal, nagu sa ise ütlesid, et ei saanudki nii-öelda teisel poolajal paremini mängima? Ei no paanikaks ei ole põhjust, et mängude seis on 1-1 ja pall veereb meie koduväljakule tagasi, et ma arvan, et peame asjad üle vaatama ja üks asi on see ülevaatamine, me võime siin rääkida kõiki asju, aga me peame platsi peal õnnestuma, et täna läksid ka need vahetused seal just selles ajavahemikus ei olnud head ja nad segasid rütmi ja no tuleb leida lihtsalt paremaid käike. Selge, suur tänu ja edu kolmandaks mänguks valmistumisel, kohtume juba Põlvas, aitäh! HC Kehra Horizon Pulp and Paperi peatreener Indrek Lilso, kõigepealt palju õnne suure publiku ees väga võitlusliku mänguga saadud ilusa võidu puhul. Suured tänud. Mis sinu arvates täna oli see faktor või see asi, mis 5-8 kaotusseisust teid poolajaks 4 väravaga ette viis ja Põlva masti niimoodi maha raius, et nad seda teiseks mängupooleks üldse püsti ei saanudki? Ja, et seekord oli teistpidi erinevalt esimesest mängust, et Põlva sai selle alguses paremini minema, aga ja, mingil hetkel me saime selle kaitse ja väravahi töö nagu nii hästi pidama ja tõesti, neil ikkagi tekkis ikka ilmselged raskused, et meie läksime oma rütmis, et täna vaatan ka seda seisu, et see 25 ei ole nagu väga suur skoor, aga millega täna võib tõesti väga rahule jääda, on ikkagi kaitsemäng. Tahaksin sinu käest samamoodi küsida Markos Lastinovski kohta, et tundus, et Markos Lastinovski puudumine, mees, kes tegelikult ju kaitses põhimees, rünnakul põhimees, vasakukäeline viskaja, et tema puudumine ei näinud teid üldse segavat, et pigem näis segavat vastastena. Et kuidas sa oskad sa seda kommenteerida? No ikka, et Marko on jah meil haige, aga tihti on nagu spordis on selline olukord, et kus sul tundub, et meeskonnas nii vajalik mängija, et teda nüüd ei ole, et siis tuleb selle koha peale keegi teine leida ja täna ikkagi väga hästi sai Mikita selle positsiooniga hakkama ja nii ta oli, et jällegi elu näitab, et asendamatuid mehi ei ole. Kuidas nüüd paari päeva pärast siis kolmandale mängule vastu lähete, kas saate Markos Lastinovskist abi või peab Indrek Normaksin täitma ära kõik need vajalikud tühikud nendes kohtades? Ma väga loodan, et Marko on ikkagi rivis meil, täna tegi ka soojenduse kaasa meil, et ta on esmaspäeval meil olemas kolmandas mängus, aga seis on 1-1 ja selge, et võidu pealt on siit nüüd hea minna sinna mängule, aga eks me anname endale aru, et me oleme seal jälle ja viigiseisult alustame, et tuleb jälle põnev võitluslik mäng. Kas tahad ennustada, mitu mänguseerias tuleb üldse kokku? 3-1 meile, eks ju, aga kindlasti see kogu meedia ja fännid ja publik tahaksid ikkagi näha seda trillerit, et 5. mängus lisaajal võetakse see võit. Selge, suur tänu. Veel kord aitäh meeleoluka mängu eest ja edu järgmisteks. Ja, suured tänu. Sellega on ülekanne siis Anija valla spordijoonest Eesti meistrivõistluste finaalseeria teisest mängust läbi. Seis seerias 1-1, põnevus krutib järjest ülespoole ja kutsume teid kõiki Postimees.ee spordiportaali vaatama juba kolmandat kohtumist esmaspäeval Põlvast. Aitäh!